Ja selles osas on ka siin raamatus tore teadmine, mis on tulnud siis Maailma Majandusfoorumi uuringust, et tegelikult on see kognitiivne potentsiaal inimestel kasvamas. Et tänased 70-aastase inimese keskmine vaimne võimekus 22. aastal oli siis võrreldav 53-aastasega 2000. aastal. Nii et palju õnne meile, eks? Ja tegelikult on see ju 17-aastane kognitiivne noorenemine. Ehk et, ja loob eeldus, et me tegelikult kõige sellega, millest ka sina rääkisid, kõik see, mis tuleb meile tehisaruga, mida me saame kasutada, mis teeb meie töö lihtsamaks, on tegelikult igas eas võimalik ja vajalik, et ma kohe spetsiaalselt otsisin tehisaruga siia pildi härrasmehest, kes lennutab drooni ja ilmselgelt ei ole väga esimeses nooruses, eks. Ja teine uudishimulik pildistab siin. Juba täna me näeme seda, et Eestis vanemaealised on väga krapsakad. Ilmselt mitmel põhjusel, et siinpool on siis Euroopa Liidu riigid ja töötajate osakaal 70 kuni pluss vanuses. Eestis oleme Euroopa meistrid, ligi 19%. Euroopa keskmine on ligi 6%. Meile järgnevad siis Island, Läti, Taani, Iirimaa ja nii edasi. Ja siin tagumises otsas Luksemburgis ja UK-s, Inglismaal ei tööta ühtegi üle 70 aastast. Rumeenias, Hispaanias, Kreekas, Horvaatias ka vähe on seal tagumises otsas. Ja need jooned siin iseloomustavad siis muutust viimase 10 aasta jooksul, et näete, et tõepoolest on see oluliselt kasvanud, et kui 10 aastat tagasi töötas üle 70 aastastest 13,5, siis juba ligi 20% siis 24. aastal. Tervis. Tervist ei loeta siis mitte lihtsalt, mitte haige olemist ei loeta terviseks, vaid tõepoolest selle füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu koosmõju. Ja selle annab meile regulaarne liikumine ja sotsiaalsed suhted. Ka see sama tänane kokkusaamine, üheskoos oma tuttavaks saamine lauas annab ja hoiab meid kogukonnas, peres ja nii edasi. Ja nüüd ma juba lõpetan, mul läks jube kähku. Väga hästi. Ja ma nüüd pingutasin natuke üle. Ma tunnistan, et ma tegin tegelikult esitluse sellest raamatust 45 minutise ja siis sai teada, et on 20 minutit ja tegin ta lühemaks ja nüüd tegin liiga lühikeseks. Aga ma hea meelega jagan nii seda pikka esitlust kui lühikest esitlust ja linki raamatule. Ehk et tegelikult ma sellega tahtsin lõpetada, et me ei saa muuta tuule suunda maailmas. Ei siin väikeses Eestis, ei Toris, ei Häädemeestel, aga me saame sättida oma purjesid selle tuule järgi. Ja mina tahaksin küll rõhutada seda, et elukogemus selles meie vananevas ja väheneva noorte arvuga ühiskonnas peab olema midagi sellist, millega me aitame seda ühiskonda koos hoida. Et just nimelt meie elukogemuse ja tarkusega saame olla see liim koolitajatena, selle seemne kandja, mis seda ühiskonda koos hoiab, mitte laiali ei tiri, nagu kogu maailm kipub praegu minema. Et siin ma ütlen aitäh ja ärgitan küsima, vaatama seda, mis on uuringutest välja tulnud Segoja kodulehelt. Ma väga vabandan, et ma nüüd tegin. Ei, sellest ei ole midagi. Kas kellelgi on võtame paar küsimust? Jaa, palun. Mul oleks väike repliik, et me hiilgame kindlasti sellega, et meil on kõige vanemad inimesed, kes tööd teevad veel. Et
välismaal on muidugi olukord teistsugune, ühteveid on osalisriikides on seadusalane nõue, kui kaua sa võid töötada. Ja teiseks on veel üks tore põhjus, et seal on ka pension palju kõrgem. Absoluutselt, jah. Me oleme ühes veel Euroopa meistrid. Me oleme Euroopa meistrid meie reaalainete õpetajate vanuses. Meil on kõige vanemad reaalainete õpetajad. Ja ka perearstid, et tegelikult on väga suur hulk Eesti inimesi juba, kelle perearst võiks olla pensionil, kusjuures perearstide keskmine pensioneerumisiga on 71, mitte 65, nagu praegu saaks. Ja noored ei taha enam võtta seda praksist, just sellepärast, et nad väärtustavad oma vaba aega, oma pere, oma hobisid, ja nad ei taha võtta seda vastutust, nad tahavad käed taskusse panna ja töölt ära minna, mitte võtta kaasa muret siis selle 2000 inimese pärast, kes on siis selle perearsti praksisega kaasas. Lihtsalt tuli meelde veel fakte sellega seoses. Väga hea, kas on veel mõni küsimus? Mina küsin küll seda, et millist ametit peaksin mina täna õppima selleks, et selle raporti järgi aastal 35 olla väga tegija tööturul? 35, 9 aastaga. Vaata, nagu ka Taili rääkis, et tegelikult on sedasi, et see tööturg muutub aeglaselt. Ta on inertne. Et näiteks, kui ma lugesin juba aastal 2018 ütles Maailma Majandusfoorum, et meil on nüüd automatiseerimiseks 5-aastane ajaaken, kes selle aja jooksul oma tootmist ära ei automatiseeri, see on rajalt maas. Ja ma ütleks edasi, et Hiina on läinud selle robotiseerimise ja automatiseerimisega maailma eesotsas ära, Ameerika on järel, aga Euroopa on Eesti sealhulgas siis tegelikult jäänud täiesti tasakesi taga lontsima, mida see võib kaasa tuua, ma ei tea, aga seda ajaaken nagu ei kasutatud ära. Ilmselt ei olnud veel sellist suurt vajadust, huvitaval kombel koroona tõstis just esile selle, et masin ei jää haigeks ja tõi kaasa sellise automatiseerimise, et pigem nagu see hädavajadus sunnib nagu siis leidma investeerimisvõimalused. Aga muul kujul jäävad alles paljud ametid, ma tahan selleni jõuda. Tõsi, paljudes ametites muutub oskuste vajadus. Ehk et sa tõid ka selle hobuveoki näite, et kui punktist A punkti B on ikka vaja saada, aga lihtsalt millega sa seda läbid, muutub. Et võib-olla sa aastal 2035 sõidad kas elektriautoga või me linnas sõidamegi siis isejuhtivate masinatega, me lihtsalt astume sisse ja keegi kuskil arvuti taga juhib siis neid õige mitmeid masinaid, mis tegelikult sõidavad linnas ise. Kui kiiresti nad tulevad, ei tea, tehnoloogiline võimekus on täna olemas, aga just nimelt nii õigusruum kui ka eetiline valmisolek neid vastu võtta on nagu sellises inertses seisundis. Nii et ma arvan, et sa võid teha täpselt sama tööd, mida sa teed täna, aga sa kindlasti teed seda palju kiiremini tänu sellele, et sul on agendid, erinevad AI agendid, kes sinu jaoks valmistavad ette palju erinevaid asju, mida sina siis hindad, kas sulle sobib või ei sobi, aga sama tööd võid teha. Väga hea, ma küsin, kas seal kaane peal oli ka see iseliikuv masin, Oskar raporti kaane peal? Ja, seal oli, tegelikult olid detailid, olid hästi välja mõeldud. Seal on see ise, jah, see on Eesti enda iseliikuv auto, siis seal on vana härrasmees, kes on väga heas konditsioonis, mis iseloomustab just nimelt keskmist eestlast. Ja seal taga on Eesti loodus, sügisene selline kestev halb suusailm, nagu meil tavaliselt on, et see on selline sümbolid täis pilt. Suurepärane, suur aitäh, Tiia Randma. Kas sul on luuletus jälle? Muidugi. Üleilmsed tulevikutrendid jäävad kandma. Tänud südamest imeline Tiia Randma.